tervitused, armas. Uue nädala sõnum, novembri lõpp. Eilsest hakkas jooksma 40 päeva aasta lõpuni. Ma ei tea, millegipärast see number tuli ja tundus, et see on oluline, et need 40 päeva mängivad meie elus väga suurt rolli, isegi võib-olla, kui me ei saa aru sellest või kui ei tundu, et elus midagi väga palju muutub. Kui küsisin täna, et mis on järgmise nädala energiad, siis tulid 2 sõna, kirg ja illusioonid. Ja see kirg võib olla väga erinev. Kirg, kus me läheme kaasa selle pinnapealsusega, selle ilge tõmbega või sihuke väga tugev tõmme kellegi suunas, millegi suunas. Ja me jätame märkamata mingid olulised kohad, mis on meile ka varem tulnud, ehk nagu teatud mõttes sihuke illusiooniga kaasa minemine, arvates, et kirg on see, mida me otsime, et me otsime kirge. Ja see kirg on nagu pigem sihuke põgenemise koht, põgenemispunkt, soovimatus ikkagi endiselt iseendale otsa vaadata, pigem vaigistada selle kirega seda valu iseendas. Ehk siis kellegi tõmme meie suunas. Universum ootab, et sa teeksid teistmoodi, et sa valiksid teistmoodi. Aga kui sa valid ikkagi endiselt samamoodi, ka see on okei. Et ise lihtsalt lükkad edasi seda, mis võiks olla. Ja siis on see kirg, mis on hästi vaikne, hästi rahulik. Ma ütleks isegi, et me avastame enda sees selle kire, selle, mis on kogu aeg seal olnud, mis on hästi vaikselt hõõgunud. Ja arusaamise, et see kirg ärkab meis mingis hetkes, mingis inimeses, mingis olukorras. Ja see on see, mis meid sütitab, viib edasi, loob sügavust. Ja need inimesed, kes meie elus võivad alguses tunduda hästi igavad või rahulikud või vastupidi hästi tulised või muutuvad, aga tegelikult kannavad endas seda sügavat, puhastavat kirge, seda puhastustuld, mida meil on vaja selleks, et tunda ennast turvaliselt. Ja mulle tundub, et see aasta lõpp ja see nädal käivitab meis selle arusaamise või selle koha, kus me peame nüüd valima, et kas me endiselt valime seda pinnapealsust ja seda, mis kratsib nii-öelda meid meie valust eemale, mis nagu nii-öelda leevendab korraks meie igatsust, või me päriselt hästi sügavalt laseme kõigel minna ja vaatame, mis järgi jääb ja saame siis aru, kes ja mis tegelikult võngub meiega ühes rütmis. Ja elu, ma arvan, paneb meid proovile sellel aastal veel. Paljusid see on see aasta niikuinii proovile pannud, on ju, aga need viimased päevad, mis sinnani veel on, samamoodi. Sest meil on ju vaja nüüd ära lõpetada kõik see, mis veel on lõpetamata. Ehk see 9. number ikka kannab endas nüüd seda kõikide asjade lõppu, et saaks tulla see uus hobusaasta oma uudsusega. Ja siin võib tulla see, et tuleb meie ellu jälle mingid mineviku situatsioonid, mida me niikuinii oleme terve aasta tegelikult siin puhastanud ja toimetanud ja nii edasi. Ja alati ei pruugi see inimene või olukord tulla sinuni füüsiliselt,
vaid see võib tulla läbi mõtete. See kirg selle inimese suunas võib tulla läbi mõtete, läbi mingisuguse meenutuse, mingi sihuke nostalgia, unenägu. Ja jah, et siuksed meenutused iseendast selles hetkes, meenutused võib-olla, et see kirg ei ole tegelikult sinust kuhugi kadunud. Kui sa arvad, et see on jäänud kinni sellesse inimesse või sinna sellesse olekusse, et see ei ole tõde. Ja samal ajal on see, et läbi näha nendest illusioonidest, et mida mõni inimene tegelikult tuli sulle õpetama. Et mõne jaoks jõuab kohale alles nüüd, kes on tulnud midagi tegelikult talle õpetama, näitama. Ja see inimene võib olla juba su elust läinud, aga nüüd sa saad aru, mida ta tegelikult tuli näitama sulle. Millist kirge sinus äratama, millist osa sinust tervendama. Ja kas sa nüüd oled valmis nägema seda? Et mis tähenda seda, et nende inimestega peab uuesti ühendust võtma või kontakti otsima. Ei, see on lihtsalt meenutus. See, kes peab sinu ellu tulema, tuleb niikuinii. Jah, me ei saa seda jõuga pressida. Kõik, mida me teeme jõuga, kõik, mida me ootame ja jääme ootama, seisab paigal tegelikult. Ei tunne ka, et peaksin ütlema sulle, et mine vooluga kaasa, sest seda ei ole ka vaja, vaid sul on lihtsalt vaja olla, lubada endal olla igas hetkes kohal. Sest need hetked loovad praegu hästi puhast, selget olekut. Sa oled hästi puhtas kohas, kui sa päriselt ankurdad ennast sellesse hetke. Ja lubad endal olla ka selles, mis emotsioonid üles tulevad, et ükskõik mis tuleb, sa ei lükka neid enam eemale, vaid sa lihtsalt oled nendega, istud nendega. Samamoodi selle kirega, sa ei pea midagi tegema, sa võid lihtsalt olla sellega koos, tunnetada, et milline vahe on sellel, et kui see on lihtsalt füüsiline kirg ja kui see on hoopis midagi muud, midagi palju enamat, midagi palju müstilisemat, midagi palju sügavamat. Et luba kõikidel nendel enda sees voolata, hõljuda, õitseda, vabaneda, nii nagu see mis iganes kujul tahab. Et jah, kirglikku nädalat ja aasta lõppu.